minu suhe koraaliga oli väga väike ennem. Ja see, et anti mulle võimalus neid asju hakata tegema, see oli väga hea väljakutse. Ma sain kaasa ka hulga linke ja hulga õppematerjale. Ma ei räägi sellest raamatust, palveraamatust, aga vaatasin läbi kõik, mis oli kaasa pandud, siis Hugo Lepnurme öeldu ja siis samuti Toomas Siitani jutuajamised ja nii et selles mõttes. Ja ma võtsin kampa oma õpilase Selina Feeklina, et me hakkasime koos seda asja nagu siis ka tunnis tegema ja uurima. Ja nüüd ma võin öelda, et ma ei tea suurt mitte midagi sellest, et mida rohkem sa seda oled uurinud, seda vähem sa saad aru, et sa midagi ei tea. Küll aga muusikaliselt on väga põnevad need asjad. Ja eks ma rohkem võtangi nagu vaatan lähtu muusikast ja tekstist, aga mida ma võin küll öelda, ma ei tea, kas kriitikat võib ka teha või või. Et sain aru, et koraaliraamatud on mingi aeg kõik uuesti üle käidud, see oli vist 90ndate alguses, 93, kui ma eksi. Aga minu meelest oleks paras aeg uuesti need üle vaadata ja mis põhiasi on, et nagu tekst ja muusikarõhud, nad on väga paljud on tõlgitud need lood ja ei lähe hästi kokku. Ja suisa päris vastuolu tekib. Et meie, kes me oleme harjunud nagu tänapäeval, et tõesti tekst on väga tähtis ja tekst peab olema muusikaga kooskõlas, siis tundub, et siin on veel arenguruumi, kus suunas areneda. Aga ma ei taha kriitikanoolega lõpetada, see ei ole ka kriitika tegelikult, et on paar mõtet lihtsalt. Et ootan huviga, et saaks need järjest läbi kuulata, kuigi jah, see on päris suur katsumus, ma ei tea, kas on ka keegi, kes otsast lõpuni istub koha peal ilusti ja kuulab neid. Eks me siis pärast näe, kui siis 15. mai on õhtupoolik käes. Et kutsuks kõiki tõesti sellele 2-päevasele suurüritusele ja lõpus me siis tõesti paneme suured kollektiivid või suuremad kollektiivid ka välja. Nii et mul on au koos Liisi Koiksoniga teha viimased koraalid, kus siis osalevad ka siis Viljandi muusikakooli puhkpilli ansambel ja õpetajate topeltkvartett koos kontrabassiga, nii et on selline haruldane huvitav koosseis, vaatame, kuidas ta siis välja tuleb. Aga minu teada siis selle kogu koraali maratoni lõpetab Liisi üksinda. Nii et jääb ainult selge ilus laul kirikusse kajama pühapäeval 15. mail pärast lõunat.